Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Tere armas vaataja! On jälle laupäeva hommik ja see tähendab seda, et on aeg hakata koos elu nautima. Täna me seikleme peamiselt Tallinnast väljas, aga saadet me alustame Tallinna külje all Eesti kõige suuremas veepargis. Ma kuulsin, et Atlantise veepark avati uuesti täiesti uue näoga. Mida siin põnevat nüüd on? Jah, 1. juunil lastekaitsepäeval meie Eesti suurim veekeskus Atlantis Aquapark avas taas oma uksed. Terve maikuu meie veepargis oli suured renoveerimistööd, uued said meie pesuruumid, meie suur veeala. Jätkuvalt 8 suurt liutoru on siin kõiki peresid ja lapsi ootamas ja juunikuus kindlasti tasub läbi ka tulla sellepärast, et kogu avamiskuu on meil siis käsil ka selline kampaania, kus kõikide külastajate vahel loositakse juunikuu lõpus välja tasuta aastane perepääse. Ja kui on soov jääda pikemaks ajaks siia Viimsisse, siis siin lähedal saab ju ka majutust, eks ole? Atlantise veepargis on nii 3-tunnised piletid kui ka terve päev kestvad perepiletid ja kindlasti võib selle raames tekkida soov, et ühest päevast jäi veidi puudu, et pole probleemi. Meie maja kõrval on ka Viimsi spa hotell, kus on mitmed head paketid ka kõikidele peredele saadaval, nii et võib siia terveks nädalavahetuseks tulla. Päeval oled Atlantises, õhtul käid perega, vaatad kinoseanssi. Black Rose pubi ootab kindlasti kõiki õhtusöögile ning ööbida saab kenasti Viimsi spa hotellis. Nüüd me siis teame, mida suvel oma vaba ajaga teha. Eriti kui nagu Eestis ikka ilm piisavalt soojaks ei lähe, et merre ujuma minna.
aga ärge siis unustage, et juunis kõikide perepileti ostnute vahel loositakse välja tasuta aastapääse. Pärast mõnusat spaatamist on õige aeg shopata ja miks mitte teha seda 80 poe ja teeninduskohaga kaubanduskeskuses. Suvepuhkused on algamas ja parim valik jalanõude osas puhkuseks on muidugi sandaalid ja plätud. Lähme vaatame, kas me leiame siit midagi. Aktiivse puhkuse armastajale ja samuti ka lihtsalt jalutuskäikudeks ja ekskursioonideks sobivad kerged ja hingavad pehme tallaga ketsid. Kindel valik on Riker Antistress, mis on tuntud oma mugavuse ja väga kõrge kvaliteedi poolest. Suurele rannasõbrale sobivad ideaalselt Ipanema plätud. Nendes plätudest saab olla staar isegi ujudes. Ja no muidugi neile, kes jäävad suveks linna, on hulgaliselt huvitavaid mudeleid nii kontorisse kui ka õhtusteks jalutuskäikudeks. Ja nüüd midagi loomasõpradele. Vaatame üle suurima lemmikloomakaupluse ketipoe. Juba enam kui 27 aastat on Kika kõige tuntum lemmikloomakaupluse kett Leedus, millele kuulub 72 poodi. Pärast Zooplaneti ja Kika ühinemist 2018. aastal sai Kikast ka Eesti suurim lemmikloomapoodide kett. Praegu tegutseb Eesti suurimates linnades 50 Kika-kauplust. Nendes poodides on saadaval nii erinevad lemmikloomad kui ka kõik hooldusvahendid, mida lemmikloomade asjakohaseks hooldamiseks vaja, et elu koos lemmikuga oleks lihtne, meeldiv ja rõõmus. Suvel peaksid oma nahka päikese eest kaitsma kõik, eriti aga väikelapsed ja heleda ja õrna nahaga inimesed. Kindlasti peaksid inimest kaitsma kõik, et kas kreemina, siis pihustina või siis pumbaga pihustit. Toote valikult tuleks jälgida SPF-faktorit. See on siis number, mis näitab, kui kaua te saate olla päikese käes, et ilma nahka kahjustamata. Siis väga suure valikuga saate näiteks leida Eucerin Sun-sarjast päikesekaitse ja päevitusjärgsed tooteid ka teistel brändidelt nagu Babé, Avene, Vichy, Bionique, La Roche-Posay. Ja siis südamekuus kõik siis Eucerin Sun tooted südameapteekides on -20%. Tallinnast meile selleks korraks aitab. Ülejäänud saate me veedame Tallinnast väljas ja kõigepealt me sõidame Rakverre. Meie oleme teil juba külas käinud. Mida uut siin sel suvel on? Nagu ikka, mõned uued näitused. Tulemas on siin samas eesoovis Punaste laternate tänaval näitus Armastus kui surmatõbi. Ja see siis räägib sellest, mida teha, kui sa oled armastuse haiguse külge saanud. Kuidas seda raviti keskajal ja kuidas seda leevendada sai. Nii et kõik, kellel on armastuse haigus kallal, tulge suvel linnusesse, me ravime teid terveks. Samuti meie populaarne atraktsioon Surmatuba saab endale uue näo ja suvised külastajad siis, isegi kui nad on siin käinud, ootame teid tagasi, sest neid õudusi pole te veel näinud. Ja siis me laiendame endal loomulikult erinevaid söögikohti, et istumist tuleb juurde, laudu tuleb juurde, et inimestele siis keskaegse menüü järgi süüa pakkuda. Ja igapäevane programm läheb lahti juuni lõpust, suveprogramm, kus meil hakkab jälle tegutsema palgasõdurid, musketärid, nukuteatri näitlejad ja igasuguseid mõnusaid mänge, võistlusi päevad läbi ja üksikuid külastajaid, turiste väljamaalt. Aga pakume ka kohalikele
Eesti rahvale ja Rakvere rahvale võimalust linnusesse tulla ja põhjust anda. Ja selleks me teeme siis iga kuu paar perepäeva ja iga kord on see erinevat temaatikat täis, kus peab suur rüütel Otto von Wesenberg enda sünnipäevapidu. Näha saab siis lasteetendusi, võitlusmängud toimuvad ja kõik saavad siis süüa Otto sünnipäevatorti. Juulis, augustis lähevad üritused edasi. Juulis on tsirkusepäev, mõõgamantlipäev, augustis on prostituudiöö, õudustöö ja septembris on siis meie suvehooaja viimane suuremat sorti üritus ja selleks on keskaja laat. Küll oleks mõnus, kui mind kantaks säärase tooliga siit minema, aga kahjuks ei ole ma keskaegne aadlidaam ja tuleb edasi minna omal jalal. Nüüd me oleme Rakvere linnas leidnud ühe muuseumi, mis pole võib-olla just kõige nõrganärvilisematele. Kui vanadele lastele või võib-olla hoopis täiskasvanutele on politseimuuseum mõeldud? Kõigile, öelda alates võib-olla 4, 5, 6, et siis on nagu see meie maja tegevused, aga meil käivad ka siin eakate grupid. See on nii-öelda kaldtee või ta on jälle turvavööst teinud pöörlevat autot, et siis see on niisugune kergem siseruumi arendus, ehk et paned turvavöö peale, istud tooli turvavöö peale õigesti, sõidad 7 kilomeetrit tunnis vastu seina. See on niisugune lage ruum, aga tegelikult kui grupp tuleb sisse, siis saab kohe rahvast täis ja me hakkame tegema siin nii-öelda märu. Aga ennem, kui me märulit teeme, räägime loomulikult ära, kes on see mees ja siis räägime seda veel, et miks peaks või ei peaks üldse mingisuguses märulis või mingisuguses meeleavalduses osalema. Ja see on siis meie eriüksus seal K-komando ja tema varustus. Ja loomulikult me räägime ka siis, kuidas selleks kiirreageerijaks saada. Ehk et vot siin on näete nüüd üks fotorobot tehtud. Ehk et siin ongi niimoodi, et grupist läheb üks siia ette tooli peale. Siit on just grupp ära läinud ja siis teised on laua taga ja kirjeldavad teda. Sa pead rahulikumalt, sa oled liiga temperamentne. Kas sa oled sulle usaldatud saladuse kellelegi edasi rääkinud? See tuba meil on nüüd nii-öelda valetamisega seoses, miks me valetame, siis erinevad märgid, kuidas valetamist ära tunda ja siis ka valedetektorid. Üks ära ütlemata põnev muuseumikülastus oli. Sõidame nüüd selle politsei mootorrattaga endale Rakverest öömaja otsima. Kui tulla Rakverre pikemalt kui 1 päevaks, näiteks vaadata midagi toredat teatris, siis tekib kohe küsimus, kus sööbida. Mulle tundub, et tegu siin on ühe väga mõnusa privaatse majutusega Rakvere linnas. Jah, see on tõesti privaatne. Ja te olete mõelnud siin ka laste peale? Ja ikka. Meil on mängunurk lastele, värvimine, raamatud, nii võõrkeelsed on meil olemas. Ja meil on ka lastevoodi olemas, et alati võib beebidega ka tulla. Ma näen laste nurgas väga armsaid heegeldatud mänguasju. Kas need on müügiks ja kas need on ise tehtud? Jah, need on ise tehtud, seda teeb minu tütar Birgit ja need on müügiks ja on ka ostetud juba. Kui mitmekesi siis siin peatuda saab? Üldjuhul on 4 täiskasvanut, aga alati mahuvad lapsed ka juurde, et 3 last mahub ka juurde, et võtad enda koissu, mahuvad ilusti ära ja 3. siis saab minna beebivoodisse. See maja näeb üsna ajalooline välja, millal see maja ise ehitatud on? Maja ehitati 1800 algusest. Olen kuulnud, et päris maja all on ka olnud hobusetall. Ja ma näen, et seintele on maalitud kenad Rakvere vaated. Kes nendega hakkama sai? Nendega sai hakkama meie kallis sõbranna Kristina,
kes on see hobi korras tehtud ja ta naudib seda tegemist. Ja kui tulla siis perega siia Rakverre peatuma, mida üldse siin Rakveres teha? Nagu me seina peal näeme, saab käia linnuses, vaadata Tarvast. Väga paljud käivad siin ka Akvas ja tulevad pärast meie juurde lõõgastuma, puhkama. Kas selle korteri asukohal on mõni eelis ka? Ja, meil on siin paarisaja meetri kaugusel Akvaujula, spordihall, täpselt samamoodi siin samas kõrval on meil siin samal tänaval vana kirik, mida väga paljud käivad vaatamas. Ja iga aasta suvel, kahjuks see aasta ei ole, on meil siin samas laadapäevad. Nüüd me läheme väikesele reklaampausile ja pärast pausi jätkame oma seiklusi Rakveres. Kullasära Expressionsist uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Nüüd me uurime järele, kuidas pärast vigastust saab uuesti hakata sporti tegema. Millal peaks inimene pöörduma füsioterapeudi poole? No kindlasti siis, kui on toimunud mingisugune vigastus, trauma, et saada eelnev nõustamine, konsultatsioon, et mida võiks teha, mida peaks vältima, et seda vigastatud piirkonda kaitsta ja samas ka aktiivsena hoida. Need 2 sportlast, kelle teraapiat me täna näeme, mis nende lood on? Esimene sportlane siis põlveliigese traumaga sai selle siis Ameerikas seal õppides, aga vigastas oma põlveliigest odaviske ajal. Põlveliiges liikus siis tugevalt sissepoole ja vigastas siis eesmist ristvatisidet ja külgmist põlvesidet samuti. Lisaks oli tal ka tugev meniskikahjustus. Tal võeti siis reie nelipea lihase kõõlus, sellest ehitati talle uus side. Ja nüüd siis me tegeleme tema taastumisega, et hetkel on tal siis käsil 6 postoperatiivne nädal. Aga mis on teise sportlase lugu? Teine sportlane on varasemalt väga suurel tasemel võrkpalli mänginud sportlane. Kui ta mängis võrkpalli, tekkisid tal pidevalt õlavaevused. Nendele reageerimine oli pigem passiivne. Raviti seda lihtsalt valuvaigistitega, valuvaigistavate süstidega. Kuid see lihaskond õlaliiges ümber jäi pidevalt järjest nõrgemaks. Valud muutusid püsivateks ja sportlane pidi valude kiusta ikkagi platsil edasi jätkama. Ta tuli vastuvõtule juba siis, kui ma töötasin tegelikult Rakveres Rannamäe teraapiakliinikus ja me alustasime siis temaga koostööd juba pea 3 aastat tagasi. Kui mitte sportlane saab taolise vigastuse, kas ta läbib samasuguse teraapia? Ideaalis võiks küll läbida, et ei ole suurt erinevust, kas tegemist on tippsportlase, harrastussportlase või tavapärase patsiendiga. Ja kas sinu juurde pöördutakse siis ainult vigastustega? Mitte ainult, et kui inimesel on soov enda füüsilist võimekust parandada, siis samuti saab siit abi, et mõõdan keha rasvaprotsenti, panen paika treeningud, kuidas võiks inimene treenida, et oma füüsilist võimekust parandada. Ja kas piisab ainult sinu juures käimisest või peab ise ka tööd tegema? Kindlasti hea tulemuse tagab ikkagi see, kui inimene endaga ise vaeva näeb. Kõik on kindlasti kuulnud sellist ütlust, et ära anna inimesele kala, anna talle õng. Ja nüüd me saame teada, mis selle ütluse taga täpselt on. Miks peaks üldse tulema ise kala püüdma, kui võib ju ka poest kalaletist osta kala? Kala peab olema värske, et kui liha tuleb jahutada ja hoida ja niimoodi kuskil, siis kalaga on ikka see, et ta peab olema värske. Ja mis kala teie juurest püüda saab? Saab vikerforelli püüda. Kas kõigil näkkab või mõnel ikka üldse ei näkka? Kes ikka tahab, see ikka saab. Ja kui kaua läheb selleks, et üks kala kätte saada? Mõnel läheb mõni sekund, mõnel läheb pool tundi. See kõik oleneb. See oleneb temperatuuridest, ilmadest. Kuna forell on niisugune jaheda vee kala ja kui eelmine suvi oli hästi kuum suvi, ta lihtsalt ei toita. Ja mida selle kalaga edasi siis siin saab teha? Oi, selle kala küpsetab ära. Ja kas midagi saab sinna kõrvale ka? Muidugi saab. Sinna saab kartulat saab kõrvale, salatit kõrvale, joogipoolist, mida iganes siis, lastele jäätist. Ja kes siin kõige rohkem käivad? Kas tullakse rohkem perega või suurema seltskonnaga? Oi, see käiakse nii ja naa. Käiakse kahekesi, mees-naine näiteks, käiakse perega, siis on mingid seltskonnad, kes käivad terve poole suguvõsaga, ma arvan. Hästi palju käiakse külalistega siin, sellepärast, et eriti väliskülalistega nende jaoks on see niisugune midagi nagu teistsugust.
sa võid ju linnarestorani või kohvikusse minna, aga kui sa ikka endale ise selle söögi kinni püüad ja selle nahka paned ja see maitseb ja siis et see on nagu leiba ja tsirkust. Ja kas siin saab korraldada ka suuremaid üritusi nagu sünnipäevi näiteks? Oi jaa, muidugi, siin on isegi pulmi peetud, on firmapidusi peetud ja peetakse edasigi. Juba on siin tellimusi asju, muidugi. Ja kui palju kalu sellest tiigist siis on? Ega täpselt arvu ei tea isegi, aga jätkub kõigile. Kas selleks, et kala püüda, tuleb aeg planeerida või võib ka lihtsalt kohale sõita? Võib täitsa vabalt lihtsalt kohale sõita. Lahtioleku ajad on kodulehel kirjas, siiamaani kõik ära mahtunud. Ja lubate, et kõigile jätkub kala ja kõik saavad kätte? Jah. Kalad on nüüd püütud ja söödud. Vaatame, mis huvitavaid teemasid me täna veel püüame. Nüüd me oleme tulnud Tallinnast välja Padisele, täiesti metsa vahele, sellepärast, et siin toimub suvel väga palju põnevaid asju. Me seisame praegu keset suurt ruumi ja mulle tundub, nagu me seisaks keset metsa, et te olete tõesti ägeda bioruumi siia ehitanud. Ja, et see oligi algusest peale meie eesmärk, et oleks selline hästi looduslähedane. Erinevaid pidusid saab siin teha, sünnipäevasid. Pulmad on siin hästi populaarsed, firma suvepäevad loomulikult. Ja kui palju inimesi tööpima mahutate? Meile mahub kuni 85 inimest tööpima. Siin on kokku 20 majutusruumi siin territooriumil. Aga ütleme, kõige suuremad üritused siin on kuni 600 inimest, et siis lihtsalt inimesed telgivad ka, et territoorium on meil üsna suur. Meil on siin toitlustus. Me valmistame kõik toidud koha peal ise talupliidil. Siis meil on siin võimalik ka cateringi tellida. Kas siin toimub ka kontserte? Ja, Kalju laval toimuvad meil siis nädala sees põhiliselt, toimuvad siis suvekontserdid. Meil on seal erinevaid Eesti artiste, Terminaator, Smilers, Lenna, Ott Lepland, aga ka näiteks Girly Strings või Naised köögis, et igasugusele maitsele leiab midagi. Ja kontserdid on meil mõeldud peredele, et lapsed on ka kõik väga oodatud kaasa ja lapsed kuni 7 eluaastat on siis tasuta meie kontserditel. Alustasime sel aastal ka sükse projektiga nagu Padise pitsakohvik, mis on meil igal pühapäeval lahti. Mida siin veel teha saab? Meil on siin hästi mitmeid aktiivse puhkuse võimalusi, et discgolf on selline kõige populaarsem valik kindlasti. Aga siis meil on siin ka elamustalu, mis hõlmab siis erinevaid selliseid objekte meie talus. Nagu näha, olen mina leidnud endale siit uued sõbrad, aga pidage siis meeles, et juba 20. juunil, ehk siis üsna varsti on Kalju laval esimene kontsert. Nüüd me räägime sellisel teemal, mis ilmselt kõiki naisi, eriti suvel, vägagi puudutab. Kas elektroepilatsioon on uudne? Elektriepilatsioon on 140 aasta jooksul ostunud väga tõhusaks karvade emaldamise meetodiks. Selle aja jooksul on meetodid kontrollitud teadlased ja arstid ning testanud selle efektiivsust. Elektriepilatsioon hävitab kõik karvatüübid, sissekasvanud, hallid ja peenikesed. Elektriepilatsiooni läbiviimise peamiseks riskiks on ebaprofessionaalne elektroloog. Esimest protseduuri ei tohiks teha kohe näole. Parem küsige endale testprotseduur. Valige kehaosa, kus ebaõnnestunud kogemust ei märgata. Kas karvad ei kasva siis tõesti enam kunagi tagasi? Tõesti ei kasva enam. Kas see protseduur on ka valus? Igal inimesel on erinev valulevi, kuigi mõned leiavad, et see protseduur on üsna ebameeldiv, siis mõni teine lausa uinub selle käigus. Kui protseduur on õigesti tehtud, ei tunne klient torget ega talumatut talu, samuti ei tohi jääda nahakahjustust. Ei tohiks olla ka karvavälja tõmbamise tunnet. Nii näeb välja nahk kohe peale protseduuri. Kuidas sina elektroepilatsiooniga rahule jäid? Ma olen üsna rahul ja ma arvan, asi on selles, et just Julia teeb seda. Mina ka lugesin internetis väga palju neid
tagasisidet, väga palju halbasid ja ongi nii, ma arvan, käed on väga-väga tähtsad selles asjas. Kas oli valus? Praegu üldse ei olnud. Kui palju kordi sa oled siis Julia juures käinud? Päris palju, aga ma teen erinevad piirkonnad. Alustasin nendega, mis on kõige tähtsamad nagu naiste jaoks ja siis praegu teen nii, et elu läks paremaks ja mugavaks. Väga armas, et sa otsustasid oma laupäeva hommiku veeta meiega ja kohtume kindlasti jälle nädala aja pärast.